Suur tänu kõigile, kes te vastu pidasite ja ma usun, et me lahkume siit kosutatult ja väga oluliste mõtetega. Mis Anmar meenutas sissejuhatuses, kuidas temalt hiljem küsisid lääne kolleegid ja siis selgus, et nad tunnustasid, et Anvaril oli õigus Venemaa suhtes. Mina kogesin seda just mõned kuud tagasi Euroopa Parlamendis, kus on viitautas Landsbergise Leedu iseseisvuse ühe taastaja pojapoeg Gabrielius Landsbergis, kellele usaldati parlamendi Venemaa raport. Ja kui me seda arutasime parlamendi väliskomisjonis, siis vana Briti konservatiiv Tannock tunnistas, et kui sinu vanaisa esitas neid seisukohti ja hoiatusi, siis ma mõtlesin, et see ei ole tõsine, see ei ole nii. Ja pärast Ukrainat ma pean tunnistama, et sinu vanaisal oli õigus ja mina eksisin. Ja nii see on. Ma usun, et mida Mark Salonin ütles Venemaa kohta, see on väga hea retsept. Hirmu vältimine, mitte uskumine ja ka, nagu ta ütles, distantseerumine. See tähendab, hirmu juurde kuulub see, et me klammerdume kuidagi oma oponendi või vastase külge. Ja mõtleme, et meie oleme head kooliõpetajad, kes huligaansed poissi püüavad kuidagi tantsutada ja teist võimalust ei ole. Ja ma arvan, et see liigse muretsemise vähendamine on nii meie jaoks kui ka meie partnerite jaoks väga tervendav. Sest tuleb lõpuks, keegi ei saa aidata, kui sa ise ennast ei taha aidata. Ja Mark tõi väga hästi esile Venemaa tõelised nõrkused, mida me samuti peame arvestama. See ei tohi olla üleolev suhtumine, aga kahjuks on ju miljonid Vene kodanikud oma halbade valitsuste ohvrid. Ja jällegi, kust hakkab muudatus peale. Mis puutub migrantidesse, siis mul on väga hea meel, et Margus Tsahkna tõstatas selle küsimuse juba tegelikult möödunud aastal, kui hakkas praktiline küsimus, kui palju me vastu võtame, kust nad tulevad. Ja tähtis on see, et meie enne sündmust määratlesime oma kriteeriumid. See, et tunnukad peavad kohanema meie väärtustega, meie seadustega, et see ootab neid ees. Tookord Tsahknad peeti jälle omamoodi nagu närveerijaks või kes on liiga mures. Alles see nädal Riigikogu nõustus sellega. Ja samuti nõustus sellega Euroopa suurim partei, Euroopa Rahvapartei. Meie seisukoht peab olema üle-euroopaliselt selge. Me aitame neid, kes on hädas, kes on tõelises hädas. Aga samal ajal me eeldame, et kui nad asuvad püsivalt meile, nad peavad täitma meie seadusi, meie kriteeriumi ja kohanema meie väärtustega. Vastasel juhul me ei saa koos elada ja nad tuleb tagasi saata. See on nüüd kainenemine osast, mida Euroopa Liit on paraku pidanud etendama, püüdes. See on osa hinnast, mida me oleme maksnud majandusliku jõukuse või heaolu eest, sest kaitse on jäänud unarusse pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Ja selle tõttu Euroopa Liit on diktaatoritega, agressiivsete riikidega pidama suhtlemist nõrkuse positsioonilt. Meil ei ole alternatiivi praktiliselt. Peale lootused saab kuidagi rahumeelselt kompromissi sõlmida ja need kompromissid ei ole paraku kõige õnnestunumad. See tuleb eriti selgelt välja Lähis-Ida kriisis, kus
nagu minu väliskomisjoni esimees Elmar Brok oli täiesti endast väljas viimase Süüria vaherahu kokkulepete suhetes, et Euroopa Liit on sellest täiesti välja jäetud. Kokkuleppe sõlmisid USA ja Venemaa, kel on väed sees, eriti Venemaal. Ja mis on siis Euroopa Liidu osa, tulebki välja, et kuna meil oleme olnud nõrgad ja väga lühinägelikud oma välis- ja kaitsepoliitikas, siis on meie jaoks jäänud hea samariitlase roll, võtta kriisi ohvrid vastu ja neid aidata. Kuid üks minu kolleeg juhtis tähelepanu, et isegi Uues Testamendis hea samariitlane, kes abistas õnnetut, läbipekstud ja ilma igasuguste vahenditeta teekäijat, ei võtnud teda oma kodusse. Ta maksis tema hotellikulud ja ravikulud. Nii et ka see headus, see solidaarsus ei tähenda seda, et me tingimata kõik oma koju võtame. Me saame seda muude vahenditega teha. Aga ikkagi küsimus jääb sellele, et millistel väärtustel, millel Euroopa Liit püsib, millel meie riik püsib. Ja see, ma loodan, et me saime parema arusaamise sellest täna. Kuid juhiksin veel kord tähelepanu, et tegemist on minu meelest demokraatia üldise kriisiga. Ja see tähendab vastutustunde nihkumist. Meenutan Tammsaaret veel. Tõeline ehtne demokraatia on vastutus ja kohustus, mida endale võtavad vabad inimesed, kes ei allu diktaatorile, kes ei anna oma vastutust riigivõimule. Ja siin on see paradoks, millel juhtis tähelepanu juba Teise maailmasõja alguses Erich Fromm oma raamatus Põgenemine vabadusest. Inimesed teavad, millest nad tahavad vabaneda. Inimestel on väga raske aru saada, milleks nad vabadust kasutavad positiivselt. Ja Fromm seletab 20. sajandi ootamatute ülijulmade diktatuuride teket just sellega, et miljonid, kes äsja kogesid vabadust, sattusid paanikasse, sest tekkis küsimus, aga nüüd pean mina vastutama kõige eest. Ja ma arvan, et demokraatiat koos hoiabki tasakaal. Kodanikele peab igal juhul jääma pool vastutusest. Peaks olema mõistlik kokkulepe 50-50. Kodanik ei saa anda üle 50% oma vastutusest ja osalusest riigile, olgu ta kui demokraatlikult valitud. See on aga üldiselt juhtunud. Võiks öelda, et Euroopa ja isegi Ameerika Ühendriigid on muutunud sotsialistlikuks, selle sõna halvas mõttes, sest me ootame kõike riigilt. Ja üks vaataja ütles juba mitukümmend aastat tagasi, et demokraatia allakäik algas sellest, kui teatud kodanike grupid taipasid, et iga järgneva valimise puhul saavad nad enda grupile riigieelarvest rohkem raha hääletada. Nii ongi lugu, et me räägime narkosõltlastest, aga me võime rääkida ka 10 miljonitest riigisõltlastest, kes riigita ei suuda elada, kellele riik on piksevarras, jõuluvana ja nende enda vigade heastaja, sest me iseenda vigu ei taha tunnustada. Ja siit hakkabki see probleem peale. Veel üks küsimus. Kas need miljonid moslemid, kes Euroopasse nüüd tulevad, põhiliselt moslemid, kas nendel on ka positiivne sõnum sellest, milline on tegelikult ühiskonna kooshoidmiseks religiooni roll? Jah, see religioon, mida nemad toovad sisse, on hoopis teissugune. See ei tee vahet tsiviilelu ja religiooni vahel, nagu me oleme harjunud, aga see toob meile sõnum, et millises olukorras me elame. Sest
me ei saa isegi rääkida, et me oleme religioonita inimesed. Ilma usuta, millessegi inimene ei saa üldse elada. Nii et sõna ateist on mingisugune illusioon. Neid tegelikult on võib-olla sõrmedel lugeda. Küsimus on, kas see religioon, kas usk on tõsine, kas ta kannab meid raskustes või on ta niisugune pseudoreligioon. Ja just selline ka pseudoreligioosne osa on riigile omistatud. Meie poolt vabatahtlikult. Riik tehku kõik ära meie eest, teatud institutsioonid tehku, peaasi, et meie võiks rahulikult tarbida ja meelelahutust saada, ja siis tekib see sama küsimus, mis on siis meie elu mõte. Sest pettumus on seda suurem. See pole küsimus lihtsalt, et me usume, et riik teeb seda, aga küsimus on selles, et me usk pettub. Sest usk, et riik saab etendada kiriku rolli ja religiooni rolli, petab mitu korda rohkem, kui me võib-olla pettuma kirikus. Riik ei saa seda rolli täita. Samuti ei saa seda rolli täita kultuur ega meedia. Me peame ise seda rolli hakkama täitma. Ja siin on see sama Schumanni algne seletus, et kust tuleb demokraatia, see tuleb kristlikest juurtest, ja ta väga südant liigutav ja üllatav seisukoht, et demokraatia lähtub ju armastusest. Armastusest mitte ainult enda, vaid oma ligimeste vastu. Ütleme sallivusest. Aga kõikide probleemide lahendus algab ju sellest peale meie suhtumisest. Kuidas me suhtume oma kaasinimestesse? Minu küsimus Euroopa Parlamendis iga päev on, kas mul on hea meel näha oma kolleege või mitte. Ja kui mul on hea meel näha oma kolleege, siis tekib palju rohkem kolleege, kel on hea meel mind näha. Ja niimoodi tekib head meelt tundvate, naeratavate ja sõbralike inimeste võrgustik, millele head asjad saavad rajaneda. Kui me loodame kõike ainult teistelt, siis jääme üksi. Ja me võimegi lõpetada sellega, et meil on hea meel täna olnud üksteist näha. Kas inimesed võivad muutuda, esitati siin küsimus, ja kindlasti võivad muutuda. Ja kõige enam võivad nad muutuda paraku või õnneks religiooni kaudu, sest see annab meile tohutu diapassiooni niisugused üleinimlikud võimed, mida me tavaliste tehniliste ja sotsiaalsete lahendustega ei saa saavutada. Aga kõige tähtsam on, see annab võimaluse ka hirmu ületada, sest hirmule raiskame liiga palju jõudu tänapäeval. Kõige eest muretsemiseks, iseenda pärast ja teiste pärast muretsemiseks, kulutagem see asi positiivsetele mõtetele, oma elu mõtte leidmisele, oma riigi ja Euroopa identiteedi taastamisele. Aitäh tulemast ja kohtumiseni!